Sometimes I feel like I am ready for a crime. The picture's getting clear, I'm running out of time. Sul toimub 4. juulil mingisugune asi õllesummeri, mis see sul seal täpselt on siis? Kõigepealt Mihkel, suur tänu sulle muidugi mind niimoodi kutsumast ja on tõeline au olla sellise elava legendi intervjueeritav, aga kuule jah, meil on niisugune tore kontsert tulema selle summeril, kus me tuttavate ja sõpradega esitame 90. aastatel tegutsenud orkestri Mr. Lawrence tuntud ja vähem tuntud lugusid. Mul on seal üsna mitu nagu külalisesinejat, on Hendrik Saal-Saller, Evert Sundja ja Liis Lemsalu ja Lenna Kuurma, Maarja-Liis Ilus ja Evelin Võigemast. Kuule, hästi paljud inimesed tahavad teada, eks mina ka, et mitu tuuri, kitarrituuri siis nagu peab ikka tegelikult oskama, et nagu nii kõvaks legendaarseks tegijaks saada kui sina, Mihkel. No optimaalne vast on niisugune 2-3, et rock'n'roll üldiselt on niisugune 3 tuuri muusika, et üle selle väga vaja ei lähe, kuigi saab ka vähemaga hakkama, on täiesti kuulsaid 2 tuuri lugusid, aga on väga nauditavaid ühe akordi palu, et ma usun, et isegi 1 tuuriga on võimalik esitada mõni rockiklassikasse kuuluv pala, aga üldiselt 3 on jah, enam-vähem niisugune optimaalne kogus. Aga kui nüüd ikka nagu ausalt rääkida, päris ausalt, mitu tuuri siis oskad? No ma oskan tegelikult rohkem tuure, kui mul reaalselt vaja läheb vast 10, võib-olla 12 ja sellest meeletust tuuride niisugusest kogusest või varamust ma kasutan ja reaalselt võib-olla igapäevaselt 2-3, aga no mõned on varuks. Kõlab täitsa põnevalt, et kallid sõbrad, 4. juulil siis õllesummeril selle mehe kontsert või nii.